Final Call. Tere hommikust, on ilus esmaspäev ja oleme minemas Tallinnasse. Kes kuhu? Mari, kus sa lähed? Mari läheb kooli. Kuhu sina lähed, kallis? Mina lähen oma armsa abikaasaga Soome. Jah, täpselt nii. Soome on meie esimene peatus. Pole paremat asja kui esmaspäeva hommikul minna lennujaama. Kiss and fly. Jehu! Mammuga hüvasti, et 2 nädalaks, aga mammu paneb meie vlogi kokku, nii et ta on kursis kõigi meie tegemistega. Kõige vastikum on alati see Aasiasse minemise juures, et seal on nii palav kohe, kui sa lennujaamast siit välja astud, et kasukaid ei taha kaasa võtta ja siis pärast see tagasitulek on nii jõhker. Ma ei ole kindlasti kunagi nii palju varem lennujaamas olnud. Kohe peaksid jõudma Mallu ja Märten või ma ei tea, kas kohe nad vist pidid 9 tulema. Minust ilmus täna persooni lugu Postimehes ja see on nagu hästi armas, hästi armsasti kirjutatud, nagu tõesti on. Aga mul on mingisugune ärevus, et kõik on viimasel ajal nagu nii hästi. Mul ongi lihtsalt ärevus. Mul on ärevus mind eluaeg kummitanud ja nüüd on ta lihtsalt tugevamaks läinud, sest mul on selline tunne, et kõik on nii hästi, et kuskilt peab see pauk tulema. Ma ei tea, see ei ole normaalne, aga nii ma tunnen. Loodan, et reis ja puhkus ehk natuke leevendavad seda, et ma ei ole veel kuidagi viisi ühtegi ravimit võtma hakanud, aga ühel hetkel, kui see mu ilusat esmaspäeva hommikut rikkuma hakkab, siis ma ilmselt võtan. Nii, aga lähme vaatame, kus teised on. Sain oma abikaasa ka kätte. Komid pea ära ilusti. Ja lähme check-in, ma ei tea, kus meil soberid on. Eks nad jõuavad kohe. Kas me oleme enne neid? Jah. Pole ainult krohvriga sõitma. Alati mees veab, nüüd tahtsime teha ilupilti reisima minekast. Nüüd lähme võtame kohe ühe šampanja ja teistele üllatuseks, nagu nemad meid eelmine kord üllatasid. Me ei julgenud suurt šampanja võtta, kuna ma ei tea, kui alkoholil lihtsalt teised hommikul on, pigem ei ole. Aga sa ei saa minna reisile, kui sa ei võta väikest šampanjat. Juba staarid pildistavad. Ühesõnaga, meie sõbrad saabusid. Nii suur rõõm oli nende saabumisest, et ma unustasin filmida. Ja ma olen korduvalt aga vaid jooki ei unustatud välja valada. Nii kui ma näen Mallut ja Märten, mu telefonkumpis on unustatud filmimise ära. Nii, meie reis jätkub nüüd kahekesi, ma olen nagu hiiglased juba. Mehed jäid maha. Jah, sest et nad nägid politseid. Ja et äkki nad lähevad arreteerinud. Oota, ma juba jumelkas. Oled küll, jah. Et mitte nad ei jäänud maha, et nad kordavad politseid, vaid nad loodavad, et nad näevad arretatsiooni peal. Ja ma räägin teile ka, et ma lennukis istusin kogemata oma selle käetoe peale. Ja nüüd mul on sobakont persoon. Õnneks on ta meditsiini... Sa ei ole mind kordagi aidanud veel, proua meditsiin. Ma näen verde jookse. Mallu ja Märteniga reisimine tähendab seda, et kogu aeg jooksma. Kogu aeg on natuke kiire praegu. Me peame jooksma, vaata nüüd, kus see lounge on. Lounge'i, sest et Mallu on nälgas, aga nad ei saa sisse ilma meieta vist minna, ma sain aru. Nii et lähme ruttu, jookse. Pärast õnneks ta näeb, et me jooksime. Ma olen reisile tulnud ühe lonkuriga ja teine, kes on alati nälgas. Ja sabakont mulle. Ja see veel lisaks. 4-2 on vigastusega. Kes veel vigastusega? Sina oled ka vigastusega. Pooled vigastusega. Jätsin teised lounge'i sööma ja tulin ise oma samme tegema. Mul tegelikult on, ma mõtlen, kuidas ma lähen. Mul tegelikult on juba 2 kilomeetrit tehtud, nii et 3 pilti on vaja teha, nii et ma praegu otsustasingi, nii et ma lähen otse
tulen tagasi ja lähen otse sise. Kõige väiksem võimalus, et ma ära eksin. Sest uskuge mind, ma olen võimeline ära eksima igas lennujaamas. Mallu lõpetas just ühe reklaami ja minul on kõige suurem küsimus, kas sinna saab ka veini panna? Saab, muidugi saab. Suurepärane. Ja veini panna. No, see on meie klassika. Alati lähes ja Märten on vetsus. Eelmine kord oli Margot. Ruttu. Final call. Lähme. Margo läks sees. Margo käes. Ma võtsin seljakotti. Ja nad on täiesti kained. Ma olen ainukene, kes on veini joonud. Oh my god. Margo läks lihtsalt ära. Issand jumal, Märt. Ikka suur lennuk. Noh, järjekordselt jõudsime. Ei tasu liiga vara ronida peale. See on täiesti uskumatu. Me ostsime eraldi pileti, tegime eraldi check-in'i ja vaadake, kes on meie taga. Lihtsalt istuvad. Kuulsused Eestist. Jah, Missugune niilus välja seal. milline võimalus. Mina olen välja, nagu mul oleks depressioon. Märtenil ongi sügav depressioon, aga me üritame selle tais välja loksutada. Entusiastlikud reisist. Mallu kõnnib. Vau, tubli. Väga hea. Reis ei olnud väga väsitav, aga siuke uimane on ikka olla, sest tegelikult meil on ju kell alles enam-vähem vist hakkab südaöö saama. Nii, kuulus TikToki restoran. Siin hakkab ilmselt see uusaasta pidustusel, vaata. Hiina aastavahetus. Kabamaan meillä on kasiudan tähden kuadana välillä siirretään työn käyttöön saattaa ja sisälleen siellä ei tule kohtaa. See on suur lennujaam. Bangkoki lennujaam. Ja mina olen isiklikult väga väsinud. Magasime taksos jälle ja ma käin lihtsalt nagu lammas teiste järgi. Mul pole natuke ajuraasu ka enam. Siin on alati nagu Aasias on nii mõnus olla, aga siia tulek on nii raske. Tee või tina. Ikka on raske. Meie siselennuni on paar tundi aega, kõik on läbi. Sellepärast, et tegelikult me maandusime Bangkoki ju meie aja järgi kell 1. Ma olen juba käinud Chinatownis ja söönud mingisuguses TikTok viralis, ma ei tea, mis Hiina kohas. Kõigil natukene hakkas hiireldama. Ja nüüd me lihtsalt peame ootama, kuni meie lend läheb Koh Samuile. Oleme jõudnud viimasele reisile ja just vaatasin, et poisid kõik olid kenasti magama jäänud. Mõtlesin isegi, et panen silma kinni, aga ei lasta magada. Ainult tunni ajasel reisil 50 minutit ja tood süüa kõigile. Ma joon kohvi, aga juba hakkame maandama. Kui eile tuli üks naine lapsega, laps nutis, mees oli kadunud, siis täna on Malluga sama lugu. Ma ei tea, no Märten lennukist välja tuldi, mees mida ära. Pole midagi, selle vastu aitab Tinder. Ma võtsin Tinder, aga üks asi kõik teiseni. Siin ei ole midagi näha, aga vaatan seda ühte palmi. Selline lennujaam. No see on peaaegu sama nunnu kui Tallinnas.
okei, kõik kannatused on juba korvatud. nüüd me ootame veel oma transfeeri ja siis lähme vaatame villa üle. siin nüüd peaks olema me jõudsime oma villasse ja palun vaadake. tere tulemast meie villasse. tulge vaatama. kui ilus. siin me saame nautima oma ilusat puhkust. selles värskelt renoveeritud villas, mitte renoveeritud, vaid ehitatud villas augustis. alles tulid esimesed külalised siia. siin on kõik vajalik söögitegevuseks ja niisama meeldivalt aja veetmiseks. ja palun. see ei ole veel kõik. meie bassein. meie imeilus vaade. Happy. nii. siin on perekond Legrandid ja siin oleme meie. siin on ainult üks Legrand. nii, tuba on juba segamini. aga palun. siin me saame meeldivalt aega veetma. puhata. padjad on pehmed. super. puhata. vot. ma ei vaja väga palju õnneks. täpselt nii palju, kui see villa on. nii on. ma näitan teile oma varbaid. homme lähen teen juuksed ka korda. jah, siin oli iga nurga peal oli barbershop. aga ühesõnaga, nagu ma juba ütlesin, siin on super. me oleme väga rahul, see on väga ilus, väga tore. puhkusalak. Nonii, ilusat hommikut. vaatame, mis siin toimub. noored magavad alles või mingi hääl on. abikaasa mul juba siin toimetab. tere hommikust, kallis. hommikusöök on tulemas. kui ma ärgasin, paistis päike, nüüd on ära läinud. issand, kui mõnus see soojus on, ei ole võimalik. no ma ei tea, kas see jõhker külm seal Eestis või ikkagi oli palju tööd, ma ei oskagi öelda. igal juhul sihuke tunne, et see on nagu nii õiges kohas praegu see kuumus ja puhkus ja nagu vähemalt ma oskan olla tänulik. ma tõesti olen. okei, mul juba on pala. aga kui mõnus, väike. nii, ma olen ilusti 50 SPF-iga sisse määritud igalt poolt. ja siin lubab meie puhkuse ajal selline pigem pilvesilma. nii et tuleb korraks lasta ennast paituda päikesel. siin meie kodu lähedal on kohe mingi eksootiline park, peab vaatama, kes siin elavad. ja siin tuleb ju meeles pidada, et liiklus on teistpidi. siis peab valel pool teed käima. see on midagi, mida Margo tahaks teha, aga ma olen ühe korra kuskil käinud ja ütlesin siin on nii palju kookospähkleid. Puu otsast kukkunud. et siin peab ettevaatlik olema. et vastu pead ei saaks. näete, on mured. no vot. ja varsti saame juba neid kuskil rannas süüa. siin tundub olevat mingi rolleri koht ja miks mitte sõita sellise võivatavani rolluga. okei, ma tegelikult olen 1,5 kilti kõndinud, ma vist peaks panema tempot, sest ma arvan, et meil teistel
tulid rollud ära, eks nad tahavad ka seiklema minna, mina siin muudkui kõnnin. no mis sa teed, kui on nii palju filmida, vaadake. ei tea, kas siit teile Malju ja Märten ostsidki meie õhtusöögi. ma jõudsin nüüd selle poeni, millest Malju rääkis, kus nad eile käisid. aga ma võtaksin kokku nii, et meil on imeilus villa, mis asub täielikus ehituspiirkonnas. no ilmselt see mäe otsas on varem valmis saanud ja kõike allpool ehitatakse. aga ma tahan juua. hea jahe siin on. igal juhul on hea teada, et pood on täpselt 2,5 kildi kaugusel. mis tähendab seda, et kui mul on mõnel päeval sammud tegemata, siis on hea suts poes käia. aga näete, see ehitustanner, millest ma rääkisin, palun. siin all on rohkem nagu, siin on mingisuguseid nagu, tundub, et hotellikesi ka, aga need on hästi pisikesed. nii et no jumala eest, ma ei vingu. ma olen väga õnnelik, et me siin oleme. ja mulle tegelikult ju väga meeldib, et see on alles selline vaikne ja rahulik. okei, rahulik on nüüd valesti öelda selle ehitustanneri kohta, aga selles mõttes, et kui ma vaatan neid söögikohakesi, siis need on ikkagi nagu autentne Tai alles, mitte selline, mis lõpuks juba Phuketil oli, et kõik on liiga ära euroopastunud. näiteks see, vaata kui nunnu. see on meil kodule väga lähedal. Homemade ice cream. kõlab hästi. Hello! või selline, no vaadake. nagu päris. ja meie kodule väga lähedal asub see elevantide päästmiskodu ja siia me kindlasti läheme. nagu mu näost näha on päris palav. ikka väga palav on. ma ei ole ammu oma 5 kildi peal higistanud. ütleme nii, et Eestis olid natuke teised mured. mis te kardate? kes te teete, et kardate? ma viin teid kohe Maljule. vaesed linnukesed on uuri pandud, nad ei ole väga rahul. kindlasti saab öelda, et see piirkond, kus me oleme, ma ei tea veel terve saare kohta seda öelda, sest me oleme alles siin oma külakest avastamas, aga seda saab küll öelda, et seda autentset ja päris Taid on siin Kamaluga. et sellist Phuketi-laadset ma ei ole veel üldse. kohe kodu kõrval on meil hobused, milleks sõita rolluga või võid sõita hobusega. täielik western on siin. saluun. algab meie seiklus. lõpuks lähme inimeste sekku. meie oleme loomad. kuidas sul on saba? saba on natuke parem kui ei. panema jalad ilusti, mitte on korratud. kiiver peas, kusjuures nüüd, mis asi see on siin? ma saan, et kiivrid on väga naljakad, aga okei, nii. ja rolluga minek. esimene rand, kuhu me jõudsime, on küll väga rahulik ja ei ole selline nagu turistikast täis ehitatud. sa näed, kallis, seda saart seal sinu selja taga? jaa. ma võtan selle korraks. lähme vaatame, kas siit saab midagi. võtsin selle saare üles. mul on valge inimesena kaebus, see liiv on liiga kõva. ja nüüd lähme siia siis. Läheme siia sööma ja? no väga äge.
see oli mingi uhke hotelli kohvik või restoran ja seal pakuti burgerit, et see ei ole päris see, miks me Taisse tulime. Mis probleemi? jah, Märten, räägi, mis probleem sul on? Siklimees. mul on endal olnud KTM ja 600 Triumph ja mul ei ole elus niisugust probleemi olnud, et mul võtmeauku ei ole. kuidas me siia saime? Märten ei leia auku üles. No ei ole auku. nii, vaadake, nüüd tuleb meistrimees kuldsete kätega. Auku otsima. No näita, mis sa oma väikse näpuga teha oskad. nii, vaata. selle keerad nii pidi. ja paned see sisse ja vaata su auk. Vaata, et see nüüd... Auk on sul olemas. No näed see. Ja see on, selline asi on ainult Tais rolleritel muidugi. Eestis pole elu sees näiteks. Ma saan siit väga ilusa vaate. Pidurit. Alati see esimene päev rolludega on korraks siuke natuke hirmus, aga siis juba tuleb turvaline tunne, mis ei ole muidugi üldse hea tunne, sellepärast et siis võib-olla ma ei löö nii palju küüsi Margole kogu aeg külge. See on mingi põhiline shopping tänav, aga pigem nagu õhtuseks ajaks tegelikult. Siit ma kohe kindlasti ostan lõpuks mingi hõlsti. Ja peab armastama seda elektrisüsteemi siin. nii, nüüd me saaksime õigesse moodi, siin on vähemalt hea lõhn sees. Ei tea, mis siin on peaaegu lubatud. How high? Isegi CBD jooke. Kui me siia tulime, siis vaatasin, et igal pool on mingid klubid on ja suured kanepisildid on peal, et kas see on siis lubatud siin. Ja ChatGPT ütles, et see on keelatud, et siin on lubatud ainult nagu arsti retseptiga. Ütleme nii, et ei tundu väga. Aga loomulikult ega meie siin paha peal väljas ole, et ainult CBD õliga mingisugust, ma ei tea, määrime. Et ärge nüüd halvasti arvake. Mina sain oma kommi kätte juba, ma kohe tarbima. See on tavaline komm, ma loodan. Ma ei usu, et see tavaline. Siin poes ei ole midagi tavalist. Et meie see viimane vlog tuleb küll absurdne. Mallu esimene papaiasalat, mida ma olen lihtsalt soigunud siin. Mallu esimene papaia. Ma mõtlesin, et siin on nagu midagi tummisemat ka. Kas me kordame See pidi olema midagi meeletult head. Aga värske jääda on hea. Vabalt. Tais mina sööksingi seda iga päev. Ja minu oma. Papaiasalat, see on see, mille pärast me Taisse tuli. Ma võin sulle natuke panna seda spice'it siit kõige taha. Tahad kallis? Tahad spice'it natukene? On hea, jah. Jube hea. Oleme jõudnud koju. Selles mõttes väga hea punkt, et nad tõesti ei tee seda väga nagu vängeks, kui see Kuule, selle väikse chiliga oli väga hea. Ma panin sulle. Meile tulid söögid, kohe jõuavad teised ka ja me teeme täna jälle koduse õhtusöögi. Margo Mina tõi... võtsin erinevad õlled. Kõik, kes on Tais käinud, teavad, aga kes ei tea, siis on olemas... Sa ei saa teha alkoholireklaami. Ma ei tea see, et ma tegin punane, kollane, roheline. Roheline see, kui sa alustad hommikul lõunaaega ja naine küsib, et miks sa seda teed. Ja siis õhtul saad teada, et sa enam seda teha ei tohi. Ma ei tea, millest ta räägib. Aga igal juhul ma arvan, et võib nüüd selle Taisse tuleku ja sisse elamise kokku pakkida ja saata lastele, kes kannatamatult tahavad näha, millega nende vanemad tegelevad sellel ajal, kui nemad peavad käima koolis ja õppima. Tšau!